Tervist! Oleme teiega episood 14-15 midagi sinna võiti ja meiega on Miina Hint ja mina Ravel Viirsalu ja eks me siis täna ka paneme teiega, et täname, et tulite meiega ja nii, et alustame siis, et olete mingid huvitavaid teemasid ka välja mõelnud tänaseks rääkida? Täitsa juhuslikult leidsin niiviisi. Princetoni, Harvardi ja Yale'i ülikoolide õpetlaste ühisavaldus. Ja milline see oleks? Täitsa juhuslikult kätte sain täna. Mõtle oma peaga. Ja, kui palju te on üldse sükeste kogemust omanud või kui tihti seda oma sükest asja, kas nad üldse suudaksid seda nagu kaaluda, et see süke asi on võimalik teha üldse? Tähendab, kui inimene pole harjunud mõtlema oma peaga, eks ole, et siis tal võtab nüüd jälle tükk aega, et ära harjuda, et pea on ka otsas, et mitte ainult arvutid ei ole ja äpid, eks ole, mis meie eest kõik asjad ära otsustavad. Niiviisi. Ja lääne ühiskonda valdab võimas poliitilise korrektsuse mentaliteet ja mitte ainult lääne ühiskonda. Tähendab jah, et eriti veel neid ühiskondi, kes ei ole oma arengutasemel veel nii kõrgele jõudnud. Just see, et nad on unustanud ära, et kuidas siis on, mis üldse tähendab oma peaga mõtelda. Ja, et nendel pole väga eeskuju on, nad ei ole väga palju eeskuju on, seal ei ole nagu sellised inimesi, kes on, isegi kui nad on eeskuju jäänud, kas nad siis julgesid väga haruldane on eeskuju, leida eeskuju. Ja paljud põevad just seda, mida sa praegu rääkisid, mida teised neist arvavad, eks ole? Ja just nimelt, enamus meist üritab mitte jätta endast rumalat muljet ja minnes kaasa siis just nende väga vanade ja oma moega ja mida sa pead just mõtlema ja milline maailmavaade sul peab olema ja nii edasi. Nii. Ja mida nad siis lähemalt ütlevad oma peaga mõtlemise kohta, mis on tegelikult väga-väga tähtis ja mis puudutab kõiki, kes on mingist ideest nüüd kohutavalt haaratud nii, et nad ei suudagi näha, et maailmas on rohkem ideid, kui see ainult üks ainus idee, mida neil on näiteks lapsepõlvest peale surutud näiteks. Oma peaga mõtlemine tähendab domineerivate ideede kahtluse alla sead, mis tähendab kriitilist mõtlemist, eks ole. Et ükskõik, mida teine sulle räägib, sa pead seda enda peast läbi laskma. Võime luua oma lahendusi või välja lahendusi võetakse ära. Ja mitte siis lähtuda ainult populaarsetest arvamustest ja nähes seda, et elu on ju edasi läinud ja väga palju asju on siin muutunud, siin maailmas. Väga palju, jah. See mõtlemine on nagu naeruvääristatud. Täpselt, kui meil on arvutid olemas, siis vajutame seal mingeid nuppe ja ongi kõik, eks ole. Niiviisi armastus tõe vastu ja kirg selleni jõuda peaksid sind motiveerima oma peaga mõtlema. Tähendab, tõde on see tee, kuhu me alles peame liikuma ja tõepoolest siis, kui me oleme oma peas sellele kinnitusele leidnud, et see tee oli õige, kuhu me liikusime ja millise uue idee me teada saime, see on väga hädavajalik ja just vestlused ja nende tõdede ümber, mida meile igalt poolt välja pakutakse. Ja tähendab,
mis on veel kõige tähtsam, see on igasuguse fanatismi vastu mürk. See, kui ma mõtlen oma peaga, ükskõik kui kõrge või kauge see. Ideed on ohtlikud asjad nendele. Ja kui me nagu papagoid oleme, siis me ei ole ju inimesed. Me ei ole enam inimesed. Siis me oleme lihtsalt nagu robotid. Fanaatik tähendabki seda ja me kõik oleme neid fanaatikuid näinud, kes jonnakalt või siis täiesti sallimatult on ainult mingitele eelarvamustele toetud, mis on juba ammu oma aja ära elanud tegelikult. Ja sa muutud selle avaliku tõe nagu türanni poolt alla surutuks siis, et ainult selle arvamus jääb püsima, kes pidevalt siis ühte ja sama kordab. Praegult on üldse koroonaga siuke asi, et näita annama hääl, kas sa ka usud seda asja või mitte, kanna maski usud või kanna maski ei usu. Täpselt, jaa. Pealegi ilma maskita ei tohtinud olla. Just, nagu näeme, et kuidas siin vale võimutses ja tõde oli siis täiesti alla surutud, kuna seda ei lubatud üldsegi avaldada. Ja võib-olla ma loeksin ette nii üks viimastest luulekogudest, Tants kuldvasika ümber. Ja siis ma... Autor Miina Hint. Ja siis ma tahtsin siin ühes luuletuses ära näidata, et mis on siis sõnavabaduses kõige suurem tähtsus. Sest et kui sult on sõnavabadus ära võetud, siis sa ei saa mitte kunagi kriitiliselt enam enda ümber suhtuda. Lahendusi, uusi lahendusi. Ainult korrata vana süsteemi. Ja see tähendab seda, et sa ei olegi, kui sa oma keelt ei kasuta oma peaga mõtlemise jaoks, siis sa ei olegi enam inimene. Tõesti keel muudetakse ka ära, et oleks vähem nagu... Ja tuletame meelde näiteks seda 1984 raamat, Orwelli raamat, kus kõik, isegi keel muudeti ära ja võeti välja kõik ohtlikud sõnad. Absoluutselt ja või pandi nende asemele teised sõnad, et keegi enam ei oskaks kriitiliselt mõelda ja oma peaga üldse mitte ei tohtibki mõelda. Siuke asi stimuleerib neid kõige rohkem neid, kes soovivad maailma üle võtta. Just nimelt. Soovivad siukest asja. Ärge kunagi arvake, et neid vähe oleks. Ja nii. Ja ühesõnaga, kui sul sõnavabadus on ära võetud, siis sa polegi enam mitte midagi muud, kui kahel jalal kõndib ei keegi. Ei oskagi öelda ei keegi, see on lihtsalt üks programm, mis... Sa ei ole isegi loom, sest et isegi loomal on oma mingi suhtlemisvõimalused. Aga ta on lihtsalt üks programm, mis päevast päeva on lihtsalt nagu üles ehitatud ja lihtsalt tiksub ja vahel harva mõtlen, et meil läheb küll sinna, et äkki on elus midagi enamat, aga siis see programm lööb sisse ja ei luba selle peale mõelda. Ja siin siis kahekõne saatanaga, kes on siis saatan tänapäeva maailmas, seda me kõik nagu aimame vist ära. Meil on enamustel, ma arvan, et saatan tähendab sabasarvedega punane sellike tulejärves. Aga mida teie jaoks tähendab, et kas kellelgi on mingid oma nägemusi, mis asi see saatan on, kas see on punane tegelane teravate kõrvade ja hammaste ja hargi ja terava sabaga ja siis punane sellik kitsa jalgadega, et või on ta midagi muud? Ta on just see, kes räägib sulle seda juttu, mida sa just kuulda tahad ja püüab teha ja näidata inimestele, et just tema on see, kes viib nad täiusliku õnne tippu ja
näiteks pärast suurt ja võidukat sõjakäiku, siis kõik on väga rikkad ja väga õnnelikud inimesed kogu maailmas. Ja loomulikult nii on kõige kavalam petta inimesi ja saada tegema nad kõike, mida sa ainult soovid. No kõige eks petmist tuleb alustada iseendale. Ja kui sa oma peaga mõtlema hakkad, siis sind on muidugi väga raske ära petta. No ja siis on ikka võimeline kaaluma, et muid valikuid kui ainult programmi. Ja mida halvemini sa elasid, siis kui sulle pakutakse suurt õnne, et lähme nüüd ja vallutame mingi naaberriigi ära ja siis saame kõik nende rikkused endale. Tähistame koogi ja klindiga. Ja siis on kõige lihtsam nad oma võimu alla saada. Nii. Meie riigil on nüüd kõige parem juht siin maailmas. Rääkisid nad inimestele. Need, kes tahtsid siis minna teiste kallale ja kõiki nende varandused ära võtta. Kombeks on ikka öelda, et mina olen kõige parem ja valige mind etteotsa. Ma teen kõige parema tuleviku ja annan teile kõik, mida te iganes olete soovinud. Kõige kõik 10 soovi. Kõige rikkamaks ja õnnelikumaks te saate kogu maailmas. Ja vaatame, mis siis sellest kõigest välja tuleb. Et kas nad said siis kõige rikkamateks ja kõige õnnelikumateks või oli just vastupidi see asi. Nii. Ja ma loeksin siis midagi uut ka, mis ma hiljaaegu kirjutasin. Ja kus oli siis muinasjutu raamatus, oli siis lastele öeldud niiviisi, et hullumeelsus on elus suureks toeks. Nii. No minu arvates ka, et hullu meil on pisut hullumeelsust vaja, et siin elus hakkama saada. Eriti praegusel ajal, kus meid aatompomm ähvardab pidevalt kogu aeg kaela kukkuda. Olge paindlik ja ärge lihtsalt murduge ja hulluks minge, et olge paindlik ja julgege, suutke arutleda ja omavahel lihtsalt klaarida asju mõistlikumal viisil, kui lihtsalt elimineerida see competition, mis eesti keeles on? Võistlusvõime. Võistlejad. Võistlus, jah. Elimineerida võistlejad ja see on nagu, ma arvan, et paljudel on siuke komme, et nad lihtsalt, nad ei oma usku, et nad seda on võimalik klaarida ka lihtsalt üheskoos terve mõistuse põhjal. Arutledes ja läbi rääkides ja mõistlikkuse ja heade soovidega. Nii, ja ma loeksin siis mis siis oli selle hullumeelsuse kohta siin kirjas, et kas olen mina hulluks läinud või on teinud seda terve maailm oma aatomipommidega. Ei tea. Tean ainult seda, et raha ja relvad on teinud meie maailmast hullumaja. Sest et just neid asju püütakse taga ajada. Siin maailm, need on ainukesed väärtused, mis veel mingit väärtust omavad. See on see kuldvasikas, millest sa räägid. Jah, see on just nimelt see kuldvasikas, täpselt. Ja nii kaua, kui meil on kuldvasika ideed, ainukesed, mida me püüame siis ellu viia ja rakendada. See raamat Tants kuldvasika ümber autor Miina, see räägibki sellest või? Jaa, just nimelt. Et kuldvasikas on see, millega on alati püütud siis inimkonda nagu kas oma käpa alla saada, lubades neile siis kogu maailma suurimat rikkust ja õnne ja nii edasi. Ja kõik suured juhid ja petised ongi just seda teinud ja seda mööda läinud ja inimesed on neile järgnenud
ja siis nad on suure hukatuse sisse sattunud loomulikult, kus neil enam ei ole üldse mitte midagi, neilt võetakse kõik käest ära. aga kuna nad oma peaga ei mõtle, vaid usuvad seda, mida keegi üleval püüne peal räägib neile, siis nad muidugi teevad nii, nagu see nende juht soovib seda näha. Ja nad loodavad saada ka parema elu peale loomulikult. Või siis mõne erakonna juht seda räägib ja kõik siis jooksevad neile järgi. Eks nad saavad võimu andes lubadusi ja lubadusi nendele, kes täidavad lubadusi ja siis need annavad lubadusi teistele. See on lihtsalt üks kett lubadusi, et ta annab lubadusi nendele inimestele, need inimesed annavad lubadusi edasi teistele inimestele. Ja räägivad teistele, et mida nad said, mida nad omandasid siin mingid pisiasju. Või hakkavad saama. Jah, või hakkavad saama. Tühjad lubadused, mis tuginevad tühjadele lubadustele. Ja kui me mõtleme, et miks üldsegi suured sõjad on tekkinud, miks on praegu Venemaa läinud näiteks Ukrainale siin kallale, et miks see kogu aeg toimub pidevalt vaat niisugused sõjad. Pole ühtegi aega olnud, kus poleks olnud siin maailmas sõda. Et üks põhjus ja kõige suurem põhjus ongi just see, et raha ja relvad on teinud meie maailmast hullumaja, sest just sõjad lubavad inimestele suurimat rikkust, suurimat karjääri siin elus, eks ole. Kuidas ta saab seda ära lahendada siis raha ja relvad ka, relvi on ju väga kasulik müüa. Sa tekitad sõja ja kõik riigid vajavad neid relvi ja peavad neid kokku ostma. Loomulikult läbi sõja saavadki inimesed kõige rikkamateks. Eriti praegu Venemaa sõda Ukraina vastu. Mis sa arvad, kas relvade omamine tavarahval on hea mõte? See on igal juhul hea küsimus. Oleneb ka missugused relvad. Näiteks, kui tõesti kõik riigid maailmas hakkavad omama aatompommi, siis läbi selle aatompommi ähvarduste on ju väga lihtne ülejäänud maailm täpselt oma käpa alla panna ja ähvardades neid aatompommiga, mis on näiteks nüüd Venemaal olemas, sai ta väga kaua hoida siis tervet peaaegu kogu maailma oma ähvarduste hirmu all. Sest et mitte keegi maailma ei tahtnud muidugi aatomisõda, et see peale hakkaks või, eks ole, et seal läänemaailm saaks endale aatomipommid kaela. Mitte keegi seda ei tahtnud. Mis te arvate tavarahvast omamas tulirelvasid? Ma tean, et Ameerikas on see lubatud relvi omada vabalt. Võib-olla tõesti ma seda ei oska öelda, et kas seal on nüüd inimese vaimset seisukorda ka kontrollitud või ei ole, aga peaaegu kõikidel on olemas kodus relvad. Ja selle üle tõepoolest kindlasti näiteks ma vastaksin sul natukene teise nurga alt, et kui ukrainlased ei oleks oma aatompommidest loobunud, aatomirelvadest loobunud, siis ei oleks julgenud venelased neile kallale tulla. Nii et tähendab, aga kas nüüd inimestel on tavalisi relvi, näiteks püstoleid võimalik osta. Ma olen ise Ameerikas olnud ja olen näinud neid relvakauplusi ja see on väga lihtne neid sealt osta. Mida? Eestis on ka relvakauplusi. Jaa, aga siin võib-olla nii vabas vormis neid ikkagi osta ei saa. Lihtsalt üle reti. Et saab kohe osta. Näitad oma luba ja saab... No võt, sul on luba vaja. Aga ma ei oska... Luba maksab mingi 40 eurot või 20 eurot ja käid mõne korra kohal ja ongi luba olemas. Ja kõikidele antakse see luba Eestis? No kontrollitakse ka vist midagi ikka ja vaadatakse ja õpetatakse välja, kuidas kasutada. Sa mõtled kaitseväge meil või?
et kus seda õpetatakse. õpetatakse välja lasketiirudes ja asjades. Ja seal peab ka siis maksma selle eest, eks ole. See on mingi 40 €, et loa kätte saada, läheb kokku. Ma arvan, et kui see Ameerikas oli lubatud ja mitte midagi hirmsat pole toimunud, sellepärast et neil relvad käes on, siis nähtavasti võiks seda lubada. Ma arvan, et kui kodanikel pole relvi, siis valitsus saab kergesti nad üle võtta, et kui nendel ei ole mitte millegi ennast kaitsta kodanikel. Ja, et see kindlasti mõjutab ka isegi Eestis ju meil seda olukorda, et igaüks ikkagi ei saa seda relva ju omada, eks ole, et ei tohi. Aga ma ei ole kuskilt lugenud seda, et täiesti vabalt kõik saaksid neid relvi osta ja omada. Või siis peavad nad olema tõesti kodus pandud seal vastavatesse kappidesse, kust lapsed neid kätte ei saa ja nii edasi. Et ei pea olema nagu 10 tabaluku ja ketiga ümber, et kui on vaja võtta seda, ei saaks hea kiire võtta ka seda, et ei pea hakkama neid lukusid seal pool tundi seal lahti tegema, kuni keegi uksest sisse tuleb. Ja, nii et et ma isegi ei oska praegu vastata, kas näiteks kas said nii-öelda vabadusvõitlejad Eestis, et kas neil olid kodus need relvad või ei olnud või pidid nad seal tagasi andma, vaat seda ma tõesti ei ole nüüd lugenud kuskilt, igatahes ma tean, et Päts saatis oma kõige nooremad kadetid neid öösel siis kinni võtma ja vanglasse viima. Süüdistusega, et nad tahavad riigis võimu üle võtta ebaseaduslikult. Et nad on riigireeturid, ühesõnaga. Aga nagu me teame, oli Päts see ise riigireetur, nii et nähtavasti on tõesti vaja seda, et isegi näiteks kui keegi sulle kodu tuleb ja vägisi tuleb sisse ja ründab sind, siis sul on ka mingi relv enda kaitseks, näiteks jah. Nii. Mingid nolgid tulevad sisse kurikate ja nugadega. Täpselt. No siis relv. Jah, et kahjuks jah, meie maailm on tõepoolest muutunud niisuguseks, et siis sul on pisut nagu kindlam siin maa peal elada, kui sul on tõesti enda kaitseks. Ja, kui lähed mingi röövel, lähed maja röövima ja järsku omanik tuleb ka oma relvaga välja, siis jookseb tahavasti minema. Jah, nii et... Aga kui tal on lihtsalt mingi nuga või omanik tuleb mingi noaga või mingi pulgaga, siis mul on ka nuga, et proovime. Ja ühesõnaga me näeme praegu kõik, mis toimub maailmas, kuna Venemaal on see aatomirelv olemas, aatomipommid olemas ja ta saab niiviisi kogu maailma oma hirmu all hoida. Ja ka meie oleme naaberriik Venemaale ja ka meid nagu ähvardatakse ka Venemaa poolt, et see oli väga halb, et 90ndatel aastatel siin Eesti sai iseseisvaks ja vabaks ja nii edasi, et ühesõnaga atompommid tuleks kindlasti kogu maailmas ära keelustada täiesti. Ma olen nõus sellega. Ja, et seda ei tohiks olla, sest et just aatomirelvade abil kõige suuremad kõrilõikajad hakkavadki siis kogu maailma ahistama, eriti neid, kellel ei ole aatomirelvi. Sellest tuleb tehke nii või muidu tuleb aatompomm. Et see on nagu sunnimeetod. Ja, et me peamegi ära otsustama nüüd kogu inimkond, et kas me tahame ikkagi vaba maailma või siis vangimaja, kus keegi siis saab meid pidevalt. Meil on pidevalt relv otsnikul ja tehke nii või muidu tuleb pomm. Ja see väga paljusid inimesi kindlasti häiris ja muutis nad haigustele vastu
võetavaks ja hirmutas neid ja. Stress ja hirm ja kõik see mured ja loodetavasti siis see sõda varsti lõpeb ja siis võetakse tõepoolest see seadus vastu, et mitte keegi ei tohi aatomirelva rohkem omada, sest et me näeme, mis võib juhtuda nende kõrilõikajatega, kes on ebaseaduslikult sinna võimu juurde sattunud ja keda üks või teine rahvas lihtsalt jumaldab ja kes usub neid suuri lubadusi, mis neile on antud, eks ole. Näiteks rohkem nagu aatompommide asemel võiks meil olla näiteks oma riigi kaitse mingid rakette või midagi, mis on lihtsalt nagu väiksed raketid, mis neutraliseerivad aatompomme näiteks keset õhku. Et lihtsalt lähevad seal raketi nagu siuke kaitsetehnoloogia, mitte rünnakutehnoloogia, vaid kaitsetehnoloogia. Ja Ukraina ongi saanud neid rakette rohkem, muidugi ta mingit seda aatomirelva seal ei tulista otseselt, aga tõepoolest, kui näiteks Ukraina saab veelgi parema selle sihtmärgiga neid rakette, siis kindlasti oleks vaja tal tõepoolest ka vastase maju ja kõiki muid seal ehitisi hakata ründama. Sest et ennem ei lõppe see sõda, kui ainult üks pool saab pidevalt, näiteks venelased saavad pidevalt Ukrainat rünnata, aga Ukrainal endal ei ole näiteks niisuguseid rakette, millega saaks ka Venemaale korraldada siis rünnakut. Neid tal veel ei ole, aga loodetavasti tal need tulevad. Sellepärast, et need inimesed ei põrka mitte millegi eest tagasi, kes on saanud seal ebaseaduslikult, keda ei huvita üldse mingisugune õiguslik võim, vaid kes tõesti ainult püüavad siis rikkusi, raha taga ajada ja võimu, suurt absoluutset võimu enda käes. See võim tuleb läbi tähelepanu ja hirmu paljudel nendel juhtidel siin maailmas. Et kontroll tuleb läbi tähelepanu ja hirmu ja tähelepanu pööramisest. Mitte tähelepanu enda peale, vaid tähelepanu näiteks omaenda liikmete peale, et sõdiga omavahel, et ärge siia üles tähelepanu sellest suhtes liige. Saatke meie armastust ja raha ja teie omavahel sõdige nii kaua. Aga see ei saa ju lõpmatuseni kesta. Et ainult üks pool ründab ja teine peab ennast pidevalt kaitsma. Nad tekitavad igat sorti kaoseid siin maailmas, hirmusid ja nii-öelda viirused, mis väidetavalt on ohtlikud viirused ja siis hirmutavad inimesed ära, et oi, meil siin üks viirus liikvel, et siis kõik võtke ennast järjekorda ja nüüd on meil süst. Ja see on nagu sundsüst. Ja me peame otsustama tõesti ära, kas me tahame vaba maailma või vangimaja, et mida me siin tahame üleüldsegi siin maailmas, millist riike me tahame luua, millist võimu me anname inimeste kätte, et kuidas neid parlamente valida või riigikogusid valida, et siin on väga palju siukseid vigu tehtud. Et see on läinud, võim on läinud inimeste kätte. Avame oma meeled süsteemi nagu uuendusele, et vaatame äkki leiab mingi rasukese süsteemist, mida on võimalik vähe timmida nii-öelda, et saame arutleda ja pakkuda ideesid ja vaadata, kas on võimalik midagi seal tõhustada. Ja sellepärast oli loomulikult see sõda oli hea, et me saime aru, et kas me peame kõik aatomirelvad ära hävitama või me ei tohi jätta sellele ühele või mõnele üksikule riigile neid aatomirelvi. Me ei tohi seda teha, sest me näeme, et millised inimesed võivad võimule tulla ja mida nad võivad siis kõik teha. Kas isegi selle pommide areng tuleks ära keelustada? Jah, loomulikult.
ja see oli väga suur viga, et seda kunagi tehti ja siis esimest korda siis Hiroshimat ja Nagasakit siis aatomipommidega rünnati, eks ole. No kuidas sa arvad, et pommide lõhkeainete areng saaks ära keelustada? Et kui need teadlased, kes seda teevad ja et pidevalt uusi ja uusi relvi loovad. Neid ja kõiki asju, luba testida. Ja, et loomulikult me mõtleme välja, inimene on võimeline mõtlema välja veelgi paremaid kui aatomirelvad, veelgi, et ühe ainsa hetkega kogu maakeral lendab õhku ja nii edasi. Et kas meil on õigus riskida niisuguste asjadega, meil, täiskasvanud inimestel ja riskida oma laste tulevikuga ja nii edasi. Ei, meil ei ole seda õigust. Huvitav on see, et näiteks see luba testida lõhkeainete arengut, see võiks küll luba omada, aga siuke asi nagu näiteks see koroonaviiruse testimine ja see on lihtsalt testimist, kas see on päris nagu, et seda isoleerida, seda viiruse neid asju, kas see on üldse olemas? Aga seda ei lastud kontrollida. Seda ei lubatud, see oli keelatud. Jaa, see oligi keelatud ja see oli väljamõeldis, täielik väljamõeldis kogu see koroonavärk. Jah, mis viirus saab kõige rohkem nagu kontrollida kui seda, mis on täielik väljamõeldis. Jaa. Et oi, et seal riigis tapistab nii palju ära ja nüüd ta levib sealt sinna ja... Jaa, aga see ongi see oht praegu, et on tekkinud suurte korporatsioonide juhid, kelle käes ongi kogu inimkonna varandus. Mitte kunagi varem pole niisuguseid asju juhtunud. Ja näiteks, ja nendel on oma ideoloogid, kes tahavadki sõdade ärahoidmise ettekäändel, nad tahavadki ühe ainsa riigi luua, näiteks ühe ainsa rahva, ühe ainsa religiooni. Vähematki rahasu vastupanu tulema, et kus on elimineeritud täielik vastupanu, et kus ei ole üldsegi võimalik, et võiks tekkida vastupanu, et seda rahvamassi on nii vähe ja kõik on tehtud nii tuimaks. Sest et rahvamassi on vähendatud juba, eks ole. Pluss üle maailma hakkavad käima veel igast droonid ja asjad, mis skaneerivad, et ega kusagil ühtegi inimest järele pole jäänud. Ja me isegi ei tea, kas nende suurte korporatsioonide juhid on rääkinud Putiniga näiteks seal, et meil on vaja sõda selle jaoks, et inimesi vähendada, mine Ukrainale kallale. Me seda kõike ei tea, eks ole, et kuidas see kõik on toimunud, aga väga suur oht on, kuna nemad... Mulle tundub, et nad katsetavad praegu, mis tahavad vähendada inimkonda. Milline reaktsioon on, kui palju kui nad jõuavad, kui palju neid ära lastakse. Et palju nad saavad kaasa võtta ilma, et suur vastu tekiks. Tähendab, sõda on parim moodus. Tähendab, esiteks teiste maad ära võtta, teiste rikkused seal nagu praegu Vene sõdurid. Kuulid ja pommid ei ole parim moodus, seal on nutikamaid mooduseid, mis üldse paljud vähesed inimesed teavad üldse, on kuulnud üldse. Jaa, aga näiteks ma nägin pilte, jah, YouTube'is näidati, et kuidas Vene sõdurid lihtsalt sõid ka ukrainlaste toitu seal, ükskõik millistest nõudest ja püüdsid siis kaasa haarata seal igasuguseid asju nende kodudest, mis oli võimalik. Ja see on ka, kui sul sõduritel lubatakse niiviisi käituda ja teha ja rikkust hankida. Ja see on sõda, aga sõda on igasuguste rikkuste allikas ja praegu me näeme, et kui tõepoolest avalikult öeldakse välja, et inimkonda on vaja vähendada maailmas, siis ja kui seda sõdade abil püütakse teha, siis see on väga hirmus ja väga suur oht üleüldse kogu inimkonnale, eks ole. Eks seal on palju hirmsamaid asju kui ainult kuulid ja pommid. Et eks seal on ka liigub palju asju ringi, mis steriliseerib ja teeb inimesed uskumatult tuimaks ja tervise edasi, mis lihtsalt apteegist
arstid kirjutavad apteegist kätte ja lihtsalt need müüvad oma tooteid sealt. Ja see on veel üks koht, kus sa... Kuhjavad need peale ja siis tulevad meil tervisehädad ja siis me hakkame uusi asju võtma välja. Äri käib nendel apteekidel ja haiglatel väga hästi. Aga enne kui te selle info uskuma hakata, peate oma arstiga läbi rääkima ja konsulteerima oma perearstiga, et mina pole arst ja see info, mis siin jagan, on isiklik ja et nagu see, mis see on, mõnikord peab videos ütlema, et kui meditsiinist rääkida, siis et kontrollige oma arstiga enne kui... Jaa, aga ma ütleks seda, et Eesti kõige parem imearst, mis on üldse kunagi olnud, Johannes Amisset ütles ja ma isiklikult kuulsin seda, et ta ütles mulle seda ka, et mitte ühtegi tabletti ei tohi võtta, isegi mitte aspiriini. Aspiriini ma olen siuke, ma olen kuulnud ka natukene head selles suhtes, aga teatud meetodeid. Aga isegi mitte seda, jah, ta rõhutas seda, et üleüldse neid ravimeid mitte võtta ja nii edasi, et meie immuunsüsteem saab ise jagu nendest haigustest. No näiteks ma tean inimesi, kes joovad antibiootikumi teesid hommikust õhtuni. Et lihtsalt antibiootikum kuhjab sisse. Need köhateed asjad. Ja mitte midagi, mingit kasu. Need lahustavad köhateed. Jah, et mõelgem sellele, tähendab, meie eesmärk peaks olema ikkagi teha inimese elu elamisväärseks. Esiteks, et me loodust enam ei hävitaks ja et meil õhku oleks, et meil vett oleks, mida juua ja hakata kaitsma, sest et mis on loodus, eks see ongi tegelikult see suur jumal, mis on, tähendab, kui me jumala nime juba kasutame, see on see loodu ja eesti keeles väga hea sõna, loodu, et see on, milles me elame. Ja mida me peaksime siis kaitsma, loomi peaksime kaitsma ja kõike muud ja toitu meie põldudel, eks ole, et neid ei mürgitatakse ära siin ja meid ei mürgitatakse ära. Nii et tähendab ühe sõnaga veel kord tulles tagasi siis selle Harvardi ülikooli teadlaste ühisavalduse juurde, mõtle oma peaga, hakka mõtlema oma peaga, eks ole? Jah, et parem on see nuudel tööle ja ära lase sellel piduril liiga palju ennast ahvatleda, vaid lihtsalt vajuta järjest rohkem gaasipedaalile ja kruiisi kuidas tahad või kihuta kuidas tahad, aga pane täiega oma arengus, et lihtsalt ära karda iseenda füüsilist arengut ja mentaalset arengut ja lihtsalt omanda huvi selle suhte vastu, et ma arvan, et see on küll ikka põnev leida iseendas midagi, mis on võimalik arendada suure hulgi. Täpselt. Ja millest alustada, mitte ilmaasjata pole need inimvaenulikud režiimid alati hakanud raamatuid põletama või ära hävitama. Isegi Eestis on seda juhtunud, ma olen näinud. See on hea viis, kuidas tsensuurida. Täpselt. Jälle sõnavabaduse äravõtmine. Ja tähendab, mitte millegagi sa ei saa nii hästi oma mõtteid väljendada kui ikkagi läbi keele. Ja ärgem kunagi unustagem seda asja, et keel ongi see, iga rahvas mõtleb erinevalt pisut ja ta kasutab oma keelt, keele grammatikat ja nii ta mõtlebki neid ja igaüks pakub välja mingeid uusi ideid, uusi lahendusi asjadele. Nii et ühesõnaga keel on see, millega me mõtleme. Ärme anname seda ainult robotitele ära ja pealegi, mida ma ütleks veel suurte korporatsioonide juhtide puhul, mis on väga ohtlik, et nad tahavad tõepoolest endale sinna korporatsioonidesse üha rohkem ja rohkem roboteid saada, kellele nad ei pea mitte midagi maksma ja... Inimestest on ülikerge robotit teha.
ja ka inimesest on kerge teha, täpselt kui ta ei mõtle. Saab mingi vähem raha, kui masin elektri peale läheks. Et mõni masin võib võtta tüki maad raha, aga kui inimene teeb selle töö ära ja siis saab veel vähem raha, kui selle masina ülalpidamine maksaks. Nii et see oleks inimkonnale kasulik, eks ole. Teeb täpselt seda, mida kästakse see inimene ja see inimene elab selle rahast täpselt sedasi ära, et ei suudaks, et kogu aeg oleks raha probleem ja siis. Nii et ühesõnaga palju kasulikum on ikkagi edasi minna inimtööga, aga mitte anda kogu inimeste töö robotitele teha. Sa tahad seda väita, eks ole? On ju? Muidugi robotid võivad olla abiks. Ma ei räägi seda. Robotid võivad olla abiks. Aga kuhu kõik need robotid ja kõik see, see tehnika, kuhu pärast siis välja visata, kui robotid on oma elu ära elanud, eks ole. See on ka üks suur põhjus, miks meil loodus hakkab kiratsema, eks ole. Et meil on liiga palju neid igasuguseid masinaid ja asju, on ju see ka natuke halb. Ma ei ütle, et roboteid vaja pole, robotit on vaja teatud piirini, eks ole, aga mitte. No robotite arengut kahjuks piirata ei saa, inimkond on lihtsalt otsustanud ikka tehnoloogia arengule, kui tehnoloogia areneb, siis. Ja, aga mitte anda kõik otsustada robotitele. Ka see näiteks, et mõtelge välja idee, kuidas inimkonda päästa, sest me näeme, kui palju tsivilisatsioone on hukkunud juba enne meid siin, et seda me ei tohi teha, anda nende kätte kogu võimu. Kuna seal on tehnoloogiline areng, siis ikka ma oletan, et kui see tuleb, et robotid saavad nii intelligentseks, et saavad enda eest otsustada, siis see juhtub ja seda ei anna väga ette mõelda, mis võib juhtuda. Mina oletan, et robotid muutuvad selliseks mõistlikuks ja nad. Aga me ei tea seda. Ei tea, aga ma isiklikult oletan, et robotid tulevad sellised mõistlikud ja kes. Päästavad inimkonna. Ma arvan, et nad rohkem nagu jäävad radadelt välja. Sest et kui me kutsume inimesi mõtlema oma peaga, siis kui inimene saab vajutada tähendab masina peale ja masin tema eest hakkab mõtlema, siis väga paljud inimesed hakkaksid kasutama seda sama võimalust. Ainult, et mitte ise mõtelda, ise mitte vaeva näha. Nii et püüame seda mitte teha. Google otsing on juba selline, et ükskõik mida on vaja teha. No jaa, aga ta neile. Google on. Ja ta annab informatsiooni. Ta annab infot täpselt selle järgi, mis nemad soovivad välja anda. Nad saavad seda infot täpselt oma meele järgi välja anda, kas nad soovivad seda musta näidata või soovivad valge poole näidata. Jah, aga ma ütleks siiski, et suurimad psühhiaatrid ja psühholoogid ja teadlased on ütelnud, et niiviisi riskida siiski ei tohi, eks ole, sellepärast, et inimene on laisk ja et ta on tõepoolest palju töid masinatele üle andnud, aga mitte rohkem. Aga me otsustame seda ise kunagi, aga mitte nii, et tuleb üks väike grupp inimesi, kõige rikkamaid korporatsioonide juhid, ütleme, et seal kõige rohkem 10 inimest ja nende käes on kogu võim ja nemad saavad kõike teha, mida nad tahavad. Arvatavasti need 10 inimest ka omavahel lõigab ja ei saa läbi, nad hakkavad iseennast vahvastama. Ei, nemad ei hakka mitte kunagi omavahel seal kaklema, kui neil on üks ainus eesmärk üha rohkem raha kokku korjata ja igavesti võib-olla isegi elada, leida enda jaoks siuksed võimalused ja nii edasi, siis me näeme, et nad ei põrka millegi eest tagasi. Me näeme seda praegu väga hästi maailmas ja sellepärast peab ikkagi mingid pidurid peale panema, aga võib-olla tänaseks aitab. Jaa, paneme pidurid peale. Täname, et olite meiega. Jah, suur tänu. Ja ärge unustage päevas üks teadlik hingetõmme teha, lihtsalt üks suur sügav hingetõmme, teadlik.
ja kui te olete võimelised, siis proovige teist korda veel ja ehk suudate ka 3 korda. aga olgu, suur tänu, et te olite meiega ja kõike head ja järgmise korrani kõike head.